sisearhitektuur on ju tegelikult üsna uus kutseala. Ta tekkis pärast esimest maailmasõda, ilmselt ka Bauhausi tegevuse mõjul Euroopas ja Eestis peeti ka ilmselt 30ndate lõpul vajalikuks reageerida sellele vajadusele ja kui oli koolide reform 38. aastal, siis sealt pealt seda ala õpetatud ka meie koolis Tallinnas siin. Ja õppeaeg oli 6 aastat ja seda programmi, see oli kirjutatud loomulikult Moskva ja Leningradi koolide pealt maha ja palju seal arvatavasti ei muudetud, aga see õpetamise sisu, seda otsustas enamasti alati pedagoogis ja seda kunagi kontrollitud väga tõsiselt. Riikliku Kunstiinstituudi diplomandid kaitsesid edukalt diplomitöid. Kateedris alul oli juhatajaks Edgar Juhan Kuusik ja temale sekundeeris Edgar Velbri, kes olid kogu oma tegevuse vältel ka huvi tundnud siseruumi detailsema lahenduse vastu ja eriti Velbri oli väga palju ise mööblit projekteerinud ja ta oli üldse mees, kes oma prototüübid tegi ise kodus valmis. Ja need olid 2 meest, kes olid küllaltki polaarsed isiksused ja ka nende kutsetöö käsitlus oli teine, erinev. Kuusik oli rohkem klassitsismi mees ja niisugune laiema haardega ja filosoofilisem. Velbri seevastu väga konkreetne, väga elurõõmus ja elutark, suurte kogemustega ja niisuguse pedagoogi empaatiaga üliõpilaste suhtes. Ja nii nad täiendasid üksteist väga hästi. Parajasti oli aktiivseks muutunud või niisuguseks peitevarjuks sai nõukogulik loosung, et kunst peab olema sisult sotsialistlik ja vormilt rahvuslik. Ja loomulikult nüüd nõudis uus režiim hakkas kontrollima seda, mida siis koolis õpetatakse. See pidi loomulikult olema tõesti, kus sisult ka sotsialistlik ja hakati otsima siis seda sotsialistlikku sisu ikka. Mõnedel aladel oli seda väga raske avastada või üldse realiseerida ka nii palju, et võimud seda kuidagi aktsepteeriksid. Nii ka mööblis ja sisearhitektuuris ei olnud see üldse nii väga lihtne neid asju nii väga punasena ja väga niisuguse nõukogude veneliku arhitektuuri ja kunsti poole kaldu olevana näidata. Ja muidugi siis ei oldud sisearhitektuuriga ja Kuusikuga ja Velbriga ei oldud rahul, et seal ei ole piisavalt seda ideoloogilist õpetust näha. Et me kokkuvõttes, et aeg oli küll õudne ja kõike tagasi mõeldes ei olnud see just nii väga mõnus, aga siiski see õpetus oli väga hea, mis me saime. Klaverivabriku kollektiivi tööd juhib asjatundlikult tehase peainsener Ernst Hiis, kes valmistas ka pianino seltsimees Stalini 70. aasta sünnipäeva kingituseks. Me olime ikka täielikus isolatsioonis täiesti. Kohustuslik niisugune mitteteadmine, mis maailmas toimub. Need kateedris seal ei tohtinud ju mingisugust välismaa, uut loomulikult ei olnud kindlasti, aga ei olnud ka mingisuguseid vanu välismaa päritoluga žurnaale või raamatuid kuskilgi näidatagi. Mäletan, et kateedris oli lauanurga peal oli 2 köidet Vene ampiiri kohta. Ja see oli ka kõik niisugune õppematerjal. Eesti aeg läks edasi, nii nagu kogu elus.
Eesti aeg läks pärast seda rahumeeli ja 50-ndatel läks rahumeeli edasi ja seda püüti katta niisuguse punase koorukesega ja riputati siia-sinna mingisuguseid niisuguseid vajalikke aksessuaare ja elemente ja sümbolikesi. Aga see kõik see kuidagi see mõtlemine ja sisu oli ikkagi endine ja meie arhitektid mõtlesid ikkagi funktsionalistlikult, mida nad ka ei ole, pidid vahest tegema sammastega ja kui palju nad pidid vahepeal ujutama üle ka dekooriga esindushooneid. Aga see kõik oli niisugune tellimustöö, mida ei tehtud hingega. Oktoobripühade eel anti töötajate käsutusse ka Tallinna lennujaam. Selles arhitektuuriliselt rikkalikult kaunistatud hoones on inimestele loodud kõik mugavused. Inertsi tõttu läks ka edasi ju pärast Stalini surma mõned aastad. Ja siis, kui tuli Hruštšov, siis tuli sellega kaasnes ka selle stalinliku arhitektuuri lõpetamine liidus. Hruštšov kutsus 55. aastal Moskvasse kõik ehituse juhid kokku ja seal tehti nädalane koosolek, kus siis otsustati arhitektuursed liialdused siis lõpetada ja minna üle kaasaegsele tootmisele, avada tee industriaalsele tootmisele ja lõpetada individuaalprojektide projekteerimine, üldse individuaalprojektide valmistamine. Ehitustööde laialdane mehhaniseerimine ja meie ning teiste liiduvabariikide ehitusala eesrindlaste töökogemuste rakendamine aitab Eesti NSV ehitajail püstitada meie pealinnas järjest kiiremini, paremini ja odavamini uusi arhitektuuriliselt kauneid hooneid. No ma läksingi sinna kaubanduspalatisse ja see oli väga hea töökoht. Ma sattusin kohe Salme Liiveri käe alla. Salme Liiver oli endine ETK sisekujundaja arhitekt. Tema teadis, ta oli Soomes praktikal olnud 30-ndate lõpus, ta lõpetas Polütehnilise instituudi 30-ndate lõpus. Oli Soomes praktika olnud ja see Soome ligidus oli talle väga-väga selge. Mina tegin talle tööjooniseid nii nagu tema tahtis ja sain tema kooli. Ja siis ma tegin kohvikuid koos Salme Liiveriga, lõpuks koos Maimo Pleesiga. Ja Maimo oli nii kuulus ja koos me tegime kavandid, aga ta ei jõudnud kunagi tööjoonistani, sest tal oli liiga kiire. Ja ta ütles mulle, et pole sul häda midagi, küll sa teed ära. Tegin ära. Tegelikult see oli ikkagi rahvuslik kõik. See rahvuslik päästis meid. Sest et Kuusiku kaudu see oli võimalik ja kõik suuremad projektid, mis me tegime, need olid siis sisekujunduse projektid. Need olid tal kõik klassitsistlikud. Need olid siis orderitega, antablementidega, kandmise ja lamamisega, nagu Kreekas ikka, ja ta valdas seda suurepäraselt. 49. aastal sai valmis ohvitseride maja, siis Sakala tänava. Kuusik oli seda projekteerimist alanud 38. aastal, sest et vana ohvitseride maja oli ju Raekoja platsil ja see oli liiga väike ja ei olnud küllalt elegantne ja samal ajal oli juba valmis Sireeni Helsingi parlament, mis on lõpmatult elegantne. Ma näen seda elegantsi ka Kuusiku taotluses ohvitseride majas, mis muidugi oli juba rakendatud selle poolest, et ei olnud enam neid töökodasid, ei olnud neid materjale, ei olnud seda kristalli ja seda viimistlust võimalik Nõukogude ajal 49. aastal teostada. Aga Kuusiku iseloom ja käekiri on seal kõik olemas. Kuusik oli elegantne, ta ei olnud funktsionalist. Ta oli ikkagi art deco mees, aga väga ilusa käekirjaga.
ja seal oli vaimustavaid ruume, need olid loengusaalid, mis olid talalagedega, kusjuures talalaed olid värvitud nagu Inglismaal 19. sajandi lõpus Morrise järel ornamenteeritud laed. Toonid olid punane, helesinine, kollane, valge. See värvi kolmkõla, sinine, punane, kollane ja mingisugune hall olid Kuusiku lemmikvärvid. Siin Nõmme Männiku vaikuses elab ja töötab arhitekt Edgar Velbri, meie vabariigi tuntumaid rahvuslikus stiilis mööbliloojaid. Velbri oli soe, sõbralik, isalik inimene, kelle peale toetada. Ja Velbri hakkas välja paistma alles 60-ndatel, kui ta oli Väino Tamme ruumikujunduse kateedris õppejõud. Siis ta saavutas selle oma tipu õpetamise juures. Temaga tehti rahvuslikku mööblit, aga see rahvuslik mööbel ei olnud enam Muhu toolid või Saaremaa toolid, vaid see oli niisugune konstruktiivne suund, kus oluline oli rahvuslik konstruktsioon, mitte ornament, nii nagu meie Kuusiku ajal tegime. Ja harrastas tudengitega projekte, kus tuli teha palkmaja. Aga palkmaja on nii lihtne, nii üllas ja nii määrab kõik, seal ei ole võimalik eksida, sellepärast et see ristpalkkonstruktsioon, see on nii selge ja seal ei saa teha mingisuguseid tobedaid liialdusi. 50ndate lõpus, kui me Maimu Plesiga koos töötasime, tekkis tihti niisuguseid olukordi, kus me olime küll interjööri teinud, aga niisugust mööblit, mis sinna sobiks, ei olnud üldse võimalik kuskilt saada. Seetõttu tuli meil projekteerida ise ka mööbel ja me saame mööblit katsetada. See tool, mis nüüd siin see on pärit energiakohvikust. Kuna ma olin tookord juba taskaraamatute mõju all, siis on see üks armetu koopia Rootsi 50ndate aastate lõpust. Hele puit, lihtne seljatugi sisse lõigetega, mis näeb natukene rahvuslik välja, lahtine iste, millel on kerge riiet vahetada. Neid raamatud ei olnud, aga minule nad olid lihtsalt toeks, sellepärast et mul olid nad juhuslikult olemas. Ja see viis mind selleni, et ma väga kaua hiljem hakkasid otsima neid sidemeid. Kas meil oli Rootsiga mingeid sidemeid? Ja ma tõdesin, et oli küll. Rootsi tegeles süstemaatiliselt üksikute tarbekunsti liikide kaupa, valgustitega, üksikute toolidega, kontorimööbliga, portselaniga. Tarbekunstnike ühendus korraldas näitusi toodetavatest esemetest ja kritiseeris nendel näitustel neid esemeid. Sellega ta puhastas välja niisugused asjad, millel ei olnud tulevikku ja mida ei olnud vaja. Ta puhastas selle vakrale voordaag minema ja sai Rootsi moderni asemele. Mul on alati niisugune tunne olnud, et meri ühendab rohkem kui maa ja et üle mere tulevad mõjud nii uskumatult kiiresti ja nad on nii mõjuvad, et mul on ammu juba olnud see tunne, et ma pean oskama rootsi keelt ja et mul on alati olnud see vajadus raudsete kardinate taga olnud, et ma tahan Läänemerel sõita valge laevaga ja jõuda Kopenhaagenisse. Ma olen mitu korda Kopenhaagenis nüüd käinud, püüan käia igal Stockholmi mööblimessil, olen käinud Kopenhaageni mööblimessidel ka ja
et lõpuks olen ma nagu jõudnud õnnelikuks saada. Miks niisuguse õnneliku rutuga? Aga sellepärast, et siit kauplusest Luise tänaval saab osta lihtsa joonega kerget, otstarbekat, ühesõnaga kaasaegset mööblit. Ei, siin ole põhjust pikka aru pidada. Ja raamatukapile ilmub kiiresti selline sedel. Kõik müüdud.